olen Uku Serekanno ja töötan Euroopa Piirivalveagentuuri asejuhina. Räägin täna teile migratsioonist Euroopa Liitu ja migratsioonist Euroopa Liidu siseselt. Migratsioonist rääkides tuleb esmalt vaadata seda fenomeni kui sellist, et migratsioon tihtipeale seondub inimestele erinevate meediapiltidega, kummipaatidest, traataedadest ja sellest, kuidas üritatakse tõkestada või kuidas üritatakse murda sisse Euroopa Liidu välispiirilt. Migratsioon siiski on oluliselt laiem ja tuleb mõista seda, et inimesed on liikunud aastasadu ja liiguvad seda ka edaspidi. Enamik migratsioonist on siiski seaduslik, positiivne, panustab meie majandusse, teie endi silmaringi laiendamisse, olgu see turism või olgu see näiteks teises riigis töötamine. Nii on ka Euroopa Liiduga. Enamik siia tulijaid, siia sisenejaid ei tule siia mitte kummipaadiga ega traataeda ületades, vaid siseneb täiesti seaduslikult piiripunkti kaudu ja enamasti ka lahkub täiesti ettenähtud ajal. Rääkides migratsioonist Euroopa Liidu siseselt, tuleb mõista, et see on üks suurimaid hüvesid, mida Euroopa Liidul pakkuda. Teie kui Euroopa Liidu kodanikud saate vabalt töötada ja elada suvaliselt valitud Euroopa Liidu liikmesriigis. See on teie üks põhiõiguseid ja sellise võimaluse annab teile Euroopa Liidu tänane seadustik. Sealjuures nii-öelda registreerimisprotseduurid on üsna minimaalsed, te peate lihtsalt teada andma, et te olete sinna otsustanud liikuda. Ja te võite kaasa võtta sinna ka oma pereliikme, isegi kui see pereliige on pärit näiteks mõnest kolmandast riigist. Teine selline hüve, mida on võimalik nautida ja mida ilmselt te kõik olete nautinud, on see, et Euroopa Liidu siseselt puuduvad sisepiirid väga suure osa liikmesriikide vahel. Et seda sisepiirideta ala nimetatakse Schengeni alaks ja sisuliselt võimaldab see siis Tallinnast sõita ilma passi näitamata ja ilma piirikontrolli läbimata Portugalini ja käia ka mõningates Euroopa Liidu välistes riikides nagu Island, Šveits või Liechtenstein. Euroopa Liidu sisepiiride kaotamine on olnud üks suurimaid saavutusi Euroopa Liidu enda ajaloos ja see on omakorda tinginud kaasa ka selle, et on samm-sammult liigutud ühtse migratsioonipoliitika suunas, kuna kui puuduvad sisepiirid, siis on oluline, et kõik liikmesriigid kolmandate riikide kodanike sisselaskmisel lähtuksid samadest põhimõtetest. Schengeni ala moodustamine 25 aastat tagasi on viinud ka selleni, et Euroopa Liit on liikunud samm-sammult ühtse migratsioonipoliitika poole. Vajalikud on ühtsed reeglid sellele, keda Euroopa Liitu lubada, kui kauaks ja millistel alustel. Kui nüüd vaadata seda, et kuidas Euroopa Liitu võivad tulla kolmandate riikide kodanikud, siis tuleb eristada kahte erinevat viisi. Esiteks lühiajaline viibimine, mis räägib sellest, et kui tullakse näiteks turismi eesmärgil või kedagi külastama. Ja teiseks pikaajaline viibimine, mille eesmärgiks on siis kas töötamine, koolis õppimine või siis alaline Euroopa Liidu elama asumine. Kui me räägime lühiajalisest viibimisest, siis seda kõike korraldatakse ühtse viisapoliitika kaudu. Et kõik liikmesriigid, kes kuuluvad Schengeni alasse, kohaldavad täpselt samu reegleid viisade väljastamisele ja iga kolmanda riigi kodanik, kes soovib Euroopa Liitu tulla lühiajaliseks külastuseks, peab taotlema eelnevalt viisat. Ta peab läbima selleks vajaliku kontrolli, esitama avalduse saatkonnale ja saama positiivse vastuse. Seda kõike omakorda toetab ühtne viisainfosüsteem, kuhu kõikide nende miljonite inimeste andmed siis talletatakse. Muuseas, selle viisainfosüsteemi haldamine ja arendamine toimub Tallinnas IT-agentuuris. Olemas on ka pikaajalised viisad, mida väljastatakse puhkudel, kui näiteks inimesel on Euroopa Liidus kinnisvara või kui tal on põhjust näiteks pereliikmete tõttu Euroopa Liitu enam külastada. Väga paljude riikide puhul kokku on need 62, ei ole viisanõuet. Näiteks Ameerika Ühendriikide kodanikud või Suurbritannia kodanikud ei vaja Euroopa külastamiseks viisat. Neil piisab ainult sellest, et tulevikus peavad nad täitma elektroonilise vormi oma sisenemise kohta, mida kutsutakse elektrooniliseks reisiloaks. Ja on olemas ka veel terve rida kolmandaid riike, kellele kohaldub viisa lihtsustus, ehk siis lihtsustatus korras viisade väljastamine ja sinna hulka kuuluvad näiteks ka Venemaa ja mitmed riigid
meie idanaabrusest. Kui me räägime nüüd pikaajalisest migratsioonist või viibimisest Euroopa Liidus, siis seda poolt korraldatakse elamislubadega. Elamislubade väljastamine on osaliselt korraldatud ühtsete reeglite järgi, näiteks on ühtlustatud elamisloa vorm, mida te näete siin olemasolevalt slaidilt. Siin on toodud siis pikaajalise elaniku elamisluba. Ja elamislubasid väljastatakse peamiselt töötamise eesmärgiks, õppimise eesmärgiks, kuid ka pererändeks. Pereränne on siis see, kui teie olete näiteks tulnud Euroopa Liitu elama või tööle ja soovite oma pereliikme tagasi tuua või kaasa tuua. Eraldi teema on kodakondsus, ehk siis see, kellele väljastada pass ja see on jäetud liikmesriikide enda otsustada ja korraldada. Enamasti kodakondsuse andmisel puhul on oluline pikaajaline viibimine, see, et on tutvutud või tuttavaks tehtud ennast liikmesriigi kommete, kultuuri ja ka keelega. Üks eriline liik, millest on väga palju meedias juttu, on eriline migratsiooniliik, on siis varjupaiga andmine ja rahvusvahelise kaitsesüsteem. Varjupaigapoliitika eesmärgiks on pakkuda kaitset inimestele, kes põgenevad sõja eest või tagakiusamise eest. Kogu selle varjupaiga menetluste korraldamine Euroopa Liidus toimub Dublini süsteemi alusel, mis võimaldab otsustada, et milline liikmesriik on varjupaiga taotluse menetlemisest vastutav. Ja üldine põhimõte on see, et vastutab varjupaiga taotluse menetluse eest see liikmesriik, kelle kaudu on Euroopasse sisenetud või kes on andnud varjupaiga taotlejale elamisloa. Kui te vaatate juures olevat slaidi, siis te näete siin, kuidas on erinevate varjupaiga taotluste menetlemine Euroopas ajaliselt toimunud ja näete, et aastatel 2015-2016 tingituna Süüria kodusõjast oli Euroopas üks suurimaid rahvusvahelise kaitse taotluste esitamise perioode. Täna on varjupaiga taotluste andmine või varjupaiga taotluste arv kahanenud märkimisväärselt võrreldes siin paari aasta taguse perioodiga. Rääkides ebaseaduslikust migratsioonist, tuleb rõhutada seda, et Schengeni sisepiiride kaotamine tähendas ka seda, et kõik liikmesriigid, kellel oli olemas Euroopa Liidu välispiir, pidid investeerima üha enam sellesse, et see piir oleks turvatud ühtsete standardite ja ühtsete põhimõtete järgi. Seda kõike reguleeritakse siis Schengeni nõuetega ja kõiki liikmesriike, kellel on Euroopa Liidu välispiir, hinnatakse Schengeni hindamiste raames. Kogu Schengeni ala toimimist toetavad omakorda suuremahulised infosüsteemid, mille haldamisest vastutav IT-agentuur paikneb Tallinnas. Nendeks infosüsteemideks on siis viisa infosüsteem, kus on kõikide viisataotlejate info, Schengeni politsei infosüsteem, kus on info kõikvõimalike erinevate tagaotsitavate isikute, varastatud asjade ja autode kohta ja ka varastatud ja võltsitud dokumentide kohta. Lisaks toetab Schengeni toimimist ka peatselt käiku minev entry-exit süsteem, kus registreeritakse kõikide Euroopasse tulijate ja lahkujate andmed. Ning tulemus on ka mitu täiendavat IT-süsteemi lähiaastatel. Ka Euroopa Liidu väljasaatmispoliitika on ühtlustatud, lepitud kokku põhimõtted, kuidas liikmesriikidest inimesi kolmandatesse riikidesse tagasi saadetakse ja kõiki neid tagasisaatmismissioone on võimalik või neid toetab ka Euroopa Piirivalveagentuur oma jõu ja võimetega. Frontex on Euroopa Liidu piirivalveagentuur, mille roll on toetada liikmesriike välispiiride valvel, viia läbi ühiseid operatsioone, eriti just Vahemere piirkonnas, kuid ka viimastel aastatel idapiiril, ja toetada liikmesriike kriisiolukordades, näiteks olukorras, mida me nägime Leedu ja Poola piiril. Frontex omab selleks terviklikku situatsioonipildi ülevaadet, ehk siis Frontex talletab erinevatelt piiridelt kokku andmed sellest, kes on tulemas, kes on illegaalselt piiri ületanud ja üritab ka tekitada sellise satelliidivaate sellest, et kus midagi Euroopa välispiiridel toimumas on. Lisaks on Frontex koordineerimas väljasaatmisoperatsioone, kus ühiste lennukitega saadetakse siis välja inimesi,
kes Euroopa Liidus ei peaks seaduslikult olema. Kui vaadata statistikat, siis illegaalseid piiriületusi viimastel aastatel on Euroopasse pandud toime märkimisväärselt vähem kui varasemalt. Aastate lõikes kõige kriitilisemad aastad olid 2015-2016, kus erinevad asjaolud põimusid ning just eelkõige Süüria kodusõjast tingituna liikus Euroopa suunal väga suur hulk inimesi ja ületas piire illegaalselt või ebaseaduslikult. Tänase seisuga, kui vaadata näiteks aasta 2020 statistikat, siis illegaalsete piiriületuste arv jäi 125 000 illegaalse piiriületuse numbri juurde. Ja kui vaadata piirkonniti, kust nagu sisenetakse kõige rohkem või kus on selline ebaseadusliku rändesurve kõige suurem Euroopale, siis see vaieldamatult on Vahemeri ja eelkõige just idapoolne osa Vahemerest. Idapiir ehk siis maismaapiir, mis ulatub siin Mustast merest üles Põhja-Jäämereni, on reeglina olnud suhteliselt rahulik piirkond, sealhulgas ka Eesti, ja kokku võib öelda, et sellel maismaapiiril on aastate lõikes pandud toime ainult 1% kõikidest ebaseaduslikest piiriületustest. See ongi lühidalt kõik Euroopa Liidu migratsioonist. Ma loodan, et see aitab teil avada natukene aru saama sellest, mida tähendab migratsioon ja mõista laiemalt, et ränne on midagi, mis on inimkonnale väga omane ja samuti mõista seda, et migratsiooni korraldusega ja kontrolliga tegelevad väga hulk erinevaid asutusi ning migratsioon ei piirdu ainult ebaseadusliku piiriületustega, vaid väga suur hulk osa migratsioonist on seotud just nimelt igapäevase eluga, sellega, kuidas te liigute Tallinnast Riiga, sellega, kuidas te käite kuskil turismireisil või kuidas teile tulevad külalised näiteks Ameerika Ühendriikidest või mujalt või kuidas teie tulevased töökaaslased saavad Eestis töötada ja teie ettevõttele näiteks kasu luua. Aitäh!